tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu te näete, siis täna me ei ole minu arvuti taga, me ei mängi mingit õudusmängu, me ei mängi üldse mitte mingit mängu. Me peikime päriselus kooki, sest et mul sai YouTube'is täis 1000 subscriberit. Aitäh teile kõigile, kes te siin 1000 inimest te siin olete, te siin vaatate, ma väga tänan teid. Mul on siin enda kõrval väikene arvuti, sellepärast et ma ei oska väga kooki teha. Ma olen kooki teinud, ärge nüüd mõelge valesti, ma olen tegelikult professionaalne kokk. Aga mul on siin ikkagi väike spikker ees, sellepärast et ma ei oska seda, ma teen seda kooki esimest korda. Me teeme seda koos esimest korda. Selle nimi on kohupiima vahukoore tort maasikatega, aga me ei kasuta kohupiima ja me ei kasuta maasikaid. Meil on lihtsalt vahukoore tort mustikatega. Ma loodan, et see on ka okei. Me lihtsalt tegime selle retsepti ise ringi, sest et meil on free will ja me kasutame seda täna täiega ära. Nii et see retsept on pool minu enda tehtud ja pool vaatame maha, on ja. Ma võtsin meile täna sellise läbipaistva kausi, sellepärast et te peate ka nägema, mida ma teen. Ma ei taha siin üksinda susveldada niimoodi, et vaadake kui ilus ja te ei näe mitte midagi. Ma arvan, et esimeseks stepiks me peaksime üldse ahju käima panema, sellepärast et see ahi peab natukene, läheb aega, teate küll, kui te olete köögis olnud, siis teate, et ahjuga läheb aega, on ja. Ma panen siia ekraanile pildi, millist kooki me ideaalis teeme ja ehk te lõpus näete, milline see tegelikult välja tuleb. Teate küll need koogikihid, on ja. Selle jaoks, seda nimetatakse siin retseptis biskviidiks. Seega, selle biskviidi jaoks meil on vaja suhkurt, muna, jahu ja kõige lõpetuseks kartulitärklis. Ma panin nii palju raha nende koostisosad alla. Seega ma loodan, et sellest tuleb mingi hea kook ja me saame kõik täna seda nautida. Alustame. Meil läheb vaja 4 muna. Näete, vaadake. 4 muna. Need lähevad siia kaussi. Te kardate, et see kukub. Meil on juba technical difficulties. Me ei ole isegi jõudnud esimest koostisosa kaussi panna. Meil on juba laud täiesti must. Võtame oma 4 munasid. Enam need munad õhku ei lenda. Paneme nad rahulikult siia kaussi. 4 tükki. Ma loodan, et sellest tuleb nagu mingi õige kogus, sellepärast et 4 muna tundub palju. Ma näitan teile kohe. Mul on selle koogi jaoks selline väikene vormikene ja ma loodan, et ma liiga palju seda kooki ei tee, sest et siis meil tuleb lihtsalt hästi kõrge see kook, hästi mitmekihiline. Samas 1000 inimest on vaja toita, seega 4 muna idees, paneks isegi 8. Okei, 4. muna läks. Kuule, see on natukene liiga palju muna. Kui 4 muna on meil siia kaussi pandud, siis me võtame välja sellise asja nagu kaal, köögikaal, sest et meil on vaja kaaluda kõik need koostisosad üsna täpselt. Ma oma silma järgi panemist ei usalda. Paneme siia sisse mingi 100 grammi suhkurt. Oi, see suhkur on ka juba igal pool laiali. Okei, siit tuleb väga palju suhkurt nüüd. Tegelikult 100 ei ole isegi väga palju. Näed, see on juba 100, juba 104. Näete, natuke isegi rohkem läks. Natukene magusam tuleb meie kook. Ma ei tea, kas see klaasist kausi võtmine töötas või? Kas te näete, mis me siin sees teeme? Näete hästi või? 60 grammi niisu. Seda tegelikult ei tulegi vist väga palju. 60 grammi on tegelikult suht vähe. Nii. Okei, 48. Okei, 60. Natuke läks jälle palju. 67. No pole hullu on ja. Tuleb siis lihtsalt veel suurem kook. Nii, ma segan selle ära. Ja meil on vaja lisada veel, mis asja? Meil on vaja veel siia sisse panna siis 50 grammi kartulitärklist. Kuule, oota, seda tuleb natuke liiga vähe. Ma muretsesin, et seda tuleb palju, aga seda on siin sees nii vähe. See portsjon oli, oota, mitmele inimesele nüüd siis? 8 inimesele. See 8 inimesele. Okei, trust the process nagu. Ma ei pea charge'ima seda retsepti. Nii, okei, aga paneme selle kartulitärklise ka siia sisse ära. Oota, 50 grammi või? Okei, vaatame, et me... Kurat, siin on nii palju suhkrut laua peal. Oodake, ma kohe koristan ära rahu. Jälle läks palju, 54. Okei, meil läheb kõike natukene rohkem. Pole hullu. Näete, kalkunitärklis oli siin sees selline. Kas te olete näinud neid TikToke, kuidas inimesed söövad nagu maisitärklist? Neil on niisugused blokid, maisitärklise blokid ja siis nad hammustavad seda. See on täpselt see, mida ma praegu teha tahaks selle kartulitärklisega. Ma tulen natukene lähemale, ma tulen näitan teile seda möksi. Oota, see sai vist veel valmis või? Oot. Jaa, kõik asja. Ai, oota. 1 teelusika täis küpsetuspulbrit ka veel ja siis on kõik. Oi, natukene kallasin ka. See läks natukene rohkem. Meil on kõike niikuinii siin natukene rohkem kui peab. Näete, ma tulen näitan teile seda nüüd. Ma ei tea, kas te näete. See näeb hetkel selline välja. Tere. Oi, siis hakkab üle tulema. See näeb välja natukene väga munane. Ma ei tea, kas see peakski olema nii munane. See on nagu fulli muna.
seda jahu läks natukene vähe. Okei, usaldame retsepti. Ma ei ole mingisugune kokk on ja ma ei ole pagar, ma ei saa charge ida selle, kelle retsept see on, Valio enda, näete, veel suure firma enda retsept ka veel ja siis ma siin kahtlen veel, panen küsijamärgi alla. Igatahes, see on meie koogipõhi. Meil on vaja siia koogipõhja alla veel küpsetuspaberit, siis ma peaks selle määrima võiga, äkki, igaks juhuks äkki jääb kinni, vaata, kunagi ei tea. Ma võtan selle küpsetuspabeриlehe ja panen selle siia alla, näete selline, ja selle osa me siit rebime ära, sest seda meil enam vaja ei lähe. Meil on vaja lihtsalt, et see koogivormi põhi oleks küpsetuspaberiga secured. Vau! Okei, ma loodan, et see on piisav. Et seda siin kõik ääred kokku määrida, ilmselt on küll. Me määrime need ääred siit kõik kokku, seda need professionaalid teevad ja mina olen ka professionaal. Ma peaksin üldse teile selja keerama korraks, näete. Meie ahi sai ka vahepeal valmis seega perfekt. Me panime üliheal ajal selle ahju käima, see sai täpselt valmis, kui meie see sai valmis. Nagu ma ütlesin, professionaalid. Me võtame selle kogu mõksi, selle põhimõtteliselt toore muna on ja paneme siia, kallame selle siia sisse, näete. See tuli isegi päris normaalses koguses. Ma kujutan ette, kui see kerkib, siis see on isegi veel suurem ja kõik 1000 inimest saavad söödetud. Okei, midagi läbi ei tule kuskilt, ei tule. Näete, see näeb välja selline, tere jälle. Ma ei tea, kas te näete, vist ilmselt ei näe mitte midagi, on ju. No igatahes, siin see on. Paneme selle ahju appi. Palun ära põleta ennast. Nii. Okei. See peab siin ahjus olema 20–25 minutit, ehk siis 25 minuti pärast me tuleme siia tagasi ja vaatame, milline meil see kook välja näeb. On aeg võtta meie biskviit ahjust välja. Kindad on ja ei hakka ennast siin täna ära põletama. Ma nii loodan, et see on seest ka küps. Okei, palun. Kuulge, see näeb üli nice välja. Vaadake seda. Vaadake nüüd. Okei, natukene läheb aega. Okei, ta hakkab natukene vastu, aga pole hullu. Kui tillukene, vaadake, kui tillukene. Appi, kuulge. See on natukene liiga pisikene. Vaadake seda kooki. Vaadake, kui hea see välja näeb. See peab nüüd natuke aga jahtuma, aga vaadake, meil on selline koogi alus, kuhu peale me pärast selle koogi serveerime. Samal ajal, kui me hakkame tegema seda koogi icingut või teate küll, mis te määrite peale seda vahustatud asja, vaata, ja siis kihtite vahel, hakkame seda tegema nüüd. Ma pesin selle klaasist kausi jälle ära, et te näeksite, mida ma teen. Sinna sisse nüüd läheb 400 milliliitrit vahukoort, ehk siis terve pakk. Mul on igaks juhuks veel üks pakk. Kui sellest jääb väheks, aga nagu meie kook on nii tillukene, et ma ei usu, et meil sellest väheks jääb. Kallame selle kõik siia sisse. Ma arvan, et seda on isegi natukene liiga palju. Meil on nii mini kook. Ja vahukorra sisse paneme 2 supilusikatäit suhkurt. Kuulge, täna me saame küll siit mingisuguse täieliku suhkru üledoosi. Nii, see peaks olema okei. Selle jaoks, et see ikkagi vahtu läheks ja me seda koogile määrida saaks ja koogi sisse saaks panna, siis meil on selline tööriist, mida me täna kasutama hakkame. Ainult, et mul ei ole siin lähedal kuskil stepslit, seega ma ei ole üldse kindel, kus ma seda nüüd vahustama hakkan. Äkki see on nii pikk, et see ulatub? Kohe testime. Okei, see isegi ulatub, näete. Ma ei ole kindel, kuidas seda teha tuleb. Kas ma tohin nüüd see klaasis selle peale selle? Ma ei tea, aga me saame siin nüüd teada. Okei, 3, 2, 1. Paneme kiiremaks. Mul on tegelikult teile üks saladus rääkida. See saladus on, et oh my god, see ei lähe vahtu. Ma teen midagi valesti või? Okei, tegelikult peaaegu nagu oota. Äkki ma pean lihtsalt kannatlik olema. Paneme veel kiiremaks. Paneme põhja. Okei, guys, see on nüüd minu meelest piisavalt vahtus. Näete, ma kohe näitan teile. Või igaks juhuks tõmban sellest stepsist välja, pärast ma panen selle näpuga tööle samale, kui ma seda käed hoian. Näete, see näeb välja hetkel selline. Minu meelest see on päris hea vaht nagu. See on täiesti see ideaalne, mis me nagu tahtsime. See on suhteliselt jahtunud, tegelikult ei ole, aga teeme niimoodi, et on, sellepärast, et we have no time to waste. Näete, see on piisavalt jahtunud ja ma saaks seda oma käes hoida. Vaadake, kui perfektne see on. Oh my god. Igal pool seal kokandussaadetes või midagi lõikavad alati seda kooki selle niidiga. Seega ma tahtsin nagu testida,
kas me saaksime ka sellise asjaga hakkama? No, ei saaks, see niit ei lähe siit läbi. Okei, mina ei tea, millega nad seda lõikavad. Ma arvasin, et see on niit. Siis me peame lõikama seda nagu noaga. Me peame lihtsalt teist... Meil ei ole mitte millega muuga lõigata seda. Me peame noaga lõikama seda nagu... Palun. Vaadake. Ma tegin esimese sisse lõika. Lõikame sellest need kihid ja siis siia vahele topime vahukoort ja mustikaid. Ma arvan, et sellest tuleb üks väga bänger kook. Vaadake, esimene layer olemas. Wow, oh my god. Okei, kas me saame siit ühe veel lõigata või? Ma arvan, et saame küll. Siis meil ongi täpselt siuke 3 layeriline kook. Ma arvan, et see on päris hea. Järgmine layer läheb natukene kehvasti. See ei tule nii hea kui see. Oi, ma juba lõikasin selle täiesti. Okei. Tõehetk, palun. Okei, meie kõige pealmine layer on selline. Aga Pole hullu, me katame selle niikuinii ära. Pole hullu, see on ideaalne. Paneme need teised layerid korraks siia teise taldriku peale. Paneme sinna peale seda vahukoort. Oh my god. Okei. Wow, mida me olemegi täiesti pagarid ju. Sellest hetkest alates tere tulemast Erol Cooking Channelisse. Mul läheb nii hästi, et mu ego tõusis praegu lakk ja seda kooki tees. Okei, see on piisavalt vahukoort. Ma ostsin 2 pakki mustikaid, sest et ma ei olnud kindel, kui palju seda vaja läheb. Ma arvasin, et see kook tuleb mingi jube suur. Aga tegelikult meil oleks sellest ühest täiesti piisanud. Need mustikad on pestud, ärge muretsege. It's all good. Paneme need mustikad siia peale. Mis maitseline kook teile meeldib? Mis on teie go-to kook? Kui te mõtlete koogi peale, mis on teie lemmikkook? Minu go-to kook oli hästi pikalt Napoleoni kook või Napoleoni. Ma siiamaani ei oska seda hääldada, ma ei tea, kuidas see õige on, kõik hääldavad erinevalt, aga see oli alati minu go-to kook. Nüüd ma olen sellest natukene üle saanud, nüüd mulle meeldivad šokolaadikoogid, näiteks brownie, mida ma väiksena vihkasin, nüüd mulle meeldib brownie. Aga üldse sellised šokolaadimaitsed ei olnud kunagi mu lemmikud. Ma võtsin iga asi, mis sai, oli pigem vaniljamaitseline kui šokolaadimaitseline. Vaadake, see kook on nii skinny! Okei, paneme järgmise layeri siia peale. Ja kusjuures ma tahtsin natukene spice upida seda, ikkagi natukene šokolaadi siia kooki sisse anda. Seega mul on siin nussa ja me paneme ka ühe kihi nussat siia peale, sest ma arvan, et see annab väga hea šokolaadi maitse. Kui te küsite, et miks ma Nutellat ei pannud, miks ma ostsin seda cheap nussat, siis just täpselt cheap nussa. Nutella oli väga kallis. Natukene liugleb siin see pealmine layer, aga pole hullu. Paneme natukene veel. Ma tean, et seda on juba siin nii palju, aga äärtesse ka. Siis ei ole ääred kuivad. Wow! Nussa, mustika, vahukoore tort. No mida veel elult tahta? Aga selle nussa peale paneme ikkagi natukene vahukoort ka, sest et see on ikkagi main ingredient siin, see vahukoor. See on ikkagi vahukoore tort. Natukene mustikaid veel peale. Issand jumal, mul on 2 pakki mustikaid alles. Ma ei tea, mis kooki ma arvasin seal poes, et ma teen, et ma nii palju neid mustikaid ostsin. Need näevad välja nagu üks suur layer pannkooke lihtsalt. See ei näe üldse nagu tort välja, aga guys, me fiksime selle. Me teeme selle ilusaks. Me fiksime selle ära, ärge muretsege. Trust the process, trust the process. Ja nüüd paneme kõige peale selle kõige ilusama layer. See on, tere. Näe. Okei, näete, selline on meie tort praegu enne kaunistamist. Miks see niimoodi lõssis on? See on nagu ühte poole lõssis. Maitsime neid mustikaid ka. Üks oli kuidagi väga apu. Me paneme ikkagi siia veel vahukoort peale ja me nagu katame selle vahukoorega ära. Nagu paneme nagu sellega teha, nagu need seal cooking showdes teevad niimoodi. No nad ei tee otseselt sellega, aga mingi siuke laadne asi neil on. Vaadake seda nüüd. Moonbeam ice cream taking off your blue jeans. Teate seda laulu või? See on täpselt see, mis mul mõttes on, kui ma seda kooki teen. Ma arvan, et see oleks pidanud natukene thikim olema. See ei tulnud väga... See on natukene liiga vedel. See nagu voolab alla siit koogi pealt. Guys. Kas see on kook või? Mis te selle kohta ütleksite? Mis te arvate sellest? Reitige 1-10 kommentaarides. Ma ei tea, äkki ma peaks veel panema seda vahukoort siia peale või? Või see on juba liiga vahukoorene või? Tegelikult see on päris nunnu ju. Tegelikult see on nagu cute. Vaadake, see on nagu wedding cake. Kas te tahaksite enda pulma sellist kooki või? Mu DM-id on avatud. Kui soovite pulmakeiki, siis näete siukene valge, nussa, mustika. Teeme niimoodi, nagu nad seal saadetes kook teevad. Need meistri, need kokad, need professionaalid, nad nagu kook keedleb, siis nad hoiavad seda ühe koha peal niimoodi. No ei, see meil küll ei õnnestunud. Paneme siis siia peale veel kaunistuseks neid mustikaid. Nii. Ma ei tea.
äkki näeb ilusam välja, kui need mustikad siin peal. Ei, oota, aga ma pidin tegema 1000 siia peale. Okei, no ma rikkusin selle juba ära. Ei tule mingit 1000 siia peale. Nagu 1000 suubi, vaata. Teeme lihtsalt paneme hästi palju mustikaid siia peale, siis see nagu katab ära selle koleduse. Siis kõik vaatavad, et kui palju mustikaid, kui head mustikad, ja siis keegi ei vaata, kui kole see kook tegelikult siin all on. Final results. 3, 2, 1. Tadaa! Vaadake, tegelikult see on ilus. Tegelikult see on ju ilus. Nagu, kui te ütlete, et ei sööks seda, siis te valetaksite mulle, sest et mina küll sööks, ma ahmiks selle terve koogi sisse nagu. Ja teate, mis on hea uudis või? Ma saangi seda teha. Ma küll tegin selle koogi 1000 subscriberile, aga teid ei ole siin. Seega, head isu mulle, see ei ole mitte mingisugune tähistamine, kui me ei maitse seda kooki. Seega, ma lõikan siit endale ühe tüki. See on see, et esimene lõige sealt pulmatordist, vaata. Mul on au teha see esimene lõige. Okei, juba vajub kokku. Palun tule nagu ühes tükis mulle siia taldrikule ka. Wow! Oh my god! Vaadake seda koogi sisemust. Issand, see näeb tegelikult nii hea välja. Okei, nüüd lähedalt vaadates ei näe enam nii hea välja. Aga kaugelt. Kui te vaatate kaugelt, siis see on nagu palju lubav. Siis see on nagu hea. Taste test. Täiesti pekkis. See on nii hea. Oh my god. See nussa panemine siia vahele oli ka nii hea idee. Tänasest on avatud minu enda pagariäri. Saatke requestid DM-i. Issand jumal, oota, ma sattusin hoogu juba. Sorry. Ma juba inheilisin selle, ma hingasin sisse selle koogi. Õnneks siin on veel, ma hingan selle ka veel kaamera taga sisse. Igatahes, aitäh, et te seda videot vaatasite ja aitäh teile 1000 subscriberi puhul. See kook, 1000 inimest, see kook, mõelge, et see on nagu teile. See on teile nagu tänutähe puhul, et te mulle suubi panite, see on teile. Kui sulle meeldis see video, siis anna sellest all kommentaarides teada, pane sellele videole like, pane mulle subscribe. Ehk millalgi teeme veel suurema tordi, ehk millalgi teeme midagi muud ja näeme järgmises videos. Ciao!